Tere ka minu poolt esmalt ja kui me nüüd alustame natukene sissejuhatusest sellel teemal või alustame päris algusest, et miks üldse Mehis mind siia palus või kutsus. Ma ise arvan, et Mehis kutsus mind sellepärast, et me oleme kõrvuti kabinettides asume ja tal oli hea lihtne tulla ja koputada minu uksele. Ja loomulikult ma kergekäeliselt nõustusin antud teemal rääkima, et kui nüüd seda teemat natukene lahti harutada, siis algul tundus nagu hästi lihtne, et mis see siis on, et Eesti võimalused, et mina ju otseselt neid asju ei otsusta või olen väga väikeses ringis, et kelle hääl võib-olla ei jõua nii suuremasse ringi, kes neid otsuseid teeb, sest kui me selle ettekande käigus jõuame sinna, mis minu hinnangul on nagu need otsustavad kohad võib-olla, et kus me edu saavutaksime. Eks nad on siin etapikaupa natukene varem läbi ka käinud juba, kui minister rääkis ja kui Tarvi Pürn rääkis ja kui Mehis, et need asjad hakkavad korduma nagu nende asjade puhul ikka. Aga nüüd teisest küljest, kui natukene süvitsi minna, siis ma ikkagi põrkusin nende raskuste ees ka. Et kui nüüd seniseid esinejaid kuulata, siin eriti kui rääkisid sportlased, siis kui detailne see asi on ja saamata võib-olla nii hästi aru sõudmisest või ratsaspordist ja nüüd kuulates neid ettekandeid ja vaadates, kuidas inimesel silm särab, siis see teeb nagu minu osa natukene raskemaks. Et ma ei räägi enda tegemistest, mis oleks kindlasti kergem. Ma avaldan arvamust või üritan siis kaardistada seda sama teemat, mis minu kallis naabrimees mulle rõõmsalt ette on seadnud. Ja loomulikult, lugedes ka konverentsi nime, et tegemist on arutluskonverentsiga, siis ma loodan, et võib-olla arutelu käigus tuleb siia veel mõtteid juurde. Aga sissejuhatus on vist saanud piisavalt pikk, et katsume vaikselt siis teemasse sisse minna. Et millest ma alustasin sellest, et ma olümpiaalasid teadupärast on, kuidas seal see jaotus teha on seal, ütleme, 30-50 laias laastus, kui me räägime suveolümpiatest. Seal omakorda alade sees veel on see distsipliinide jaotus, ta on tohutu, ta läheb üle 100, eks ole. Võimatu on olla ekspert igal alal ja veel kord, need, kes siin eksperdina rääkisid, mul sellisel üldisel teemal kindlasti nii palju vastu panna ei ole. Aga tulles tagasi võtsin siit siis 3 viimast suveolümpia mängu või mängude uued alad, mis siit tulid, et siin joonistub ka hästi selgelt üks käekiri välja. Ma üritasin ka siis jälile saada, kus see käekiri tuleb ja jõuan selleni ka kohe. Aga need alad on siis teie ees. Ma ise siin eesreas istudes siia allapoole küll ei näinud, ma ei tea, kuidas teil seal taga on, aga võib olla, et siin on väga moodne tehnika ja et loengus on meil see ekraan lihtsalt kõrgemal. Aga jah, et tulles siis Londonis naiste boks, tennise segapaarismäng, London kannab üldse sellist märgilist olümpiamängude tiitlit, milleni ma ka hiljem jõuan. Kui vaatame Rio olümpiamänge, siis golf ja rugby, küll mitte päris täies mahus, vaid 7-7, selline nii-öelda miniversioon. Ja nüüd Tokyos tuli neid uusi alasid hästi palju, et see hääletamise protsess on ka hästi keeruline ja hästi põhjalik, et ma ei hakka siin nüanssidesse minema. Aga need alad on siin välja toodud ja markeerisin ära siis kollasega need alad, mis siis nii-öelda jätkuvad ka Pariisis 2024. Ehk siis rulasõit, sportronimine, surf ja 3 versus korvpall on natukene teistmoodi, et ta on ikkagi ala sees juba, sest korvpall on olümpial kogu aeg olnud ja see 3 versus korvpall, mis jutuga tegelikult Mehis alustas minuga, et ma põrgatan selle kohe rannavõrkpalli peale, sest ma ei ole korvpalli ekspert, aga see on jah selline, mis ka ilmselgelt jääb ja ma arvan, et see on üks selline sportmängude tulevik võib-olla. Ja teised, need, mis siin on veel Tokyos uued, pesapall ja pehmepall ja karate, hästi palju ma panin need emmid ja ennid ka siia taha, sest sellel on ka oma põhjus. Ja uued olümpiaalad, kui me räägime, võtame selle alumise osa ennem, et Pariisis 2024 on siis, seda ma ei suutnud tõlkida, breaking või breakdancing, et on tas eesti keeles breaktants. Ja need samad, mis siis debüüdi tegid Tokyos, jätkuvad ka aastal 2024. Et olla demokraatlik, nagu eestlasele kohane, siis ma tõin välja siia ka ühe taliolümpia, et neid alasid ma isegi ei üritanud tõlkida, ma ütlen ausalt. Et kui keegi tahab, siis võib selle töö kenasti ära teha, aga inglise keeles ma olen üldiselt eesti keele pooldaja väga ja mulle ei meeldi, kui meie tudengid
väga kergekäeliselt kasutavad inglisekeelseid mõisteid, aga seda nimekirja vaadates ma saan aru, miks nad seda teevad ja püüan neid noori inimesi ka mõista. Nii et see nimekiri on selline, et seda üldist pilti mõista. Nüüd järgmisena ma siis üritasin teada saada, et mis need suunad on või kus nad tulevad. Ja siin joonistub väga selgelt välja kaks asja, et mida siis Rahvusvaheline Olümpiakomitee, miks need alad olümpiale jõuavad. Esimene on siis see, et üritatakse kaasata nooremat vaatajaskonda, ehk siis spordialad, mis kõnetavad nooremat generatsiooni. Panin siia ka selle e-spordi, et täna mälestatud Jüri Tamm oli ka, kes seda e-sporti mainis enne või vähemalt olümpia võtmes. Ehk siis mõte on see, et olümpiamängud ju samamoodi konkureerivad, et olles Olümpiaakadeemia konverentsil võib-olla ei ole õige natukene torkida selles osas, et on ju olemas alasid, kelle jaoks olümpia ei ole number 1. Kui me võtame jalgpalli või tennise, siis nende jaoks olümpia ei ole 1. Ja ma usun, et olümpiat üldse vaadates, siis olümpia võib-olla natukene pelgab, sest jalgpall on maailmas igas mõttes ala number 1. Et uuringud, mis näitavad nii harrastajate arvud, rahalised näitajad, jalgpall top 10 on alati seesama meie Euroopa sokker, aga kui me paneme veel juurde sinna Ameerika jalgpalli ja kõik muud jutud, siis läheb see vahekord veel suuremaks. Et olümpia konkureerib ja et seda nooremat publikut saada. Nüüd teine selline suur võib-olla pidepunkt on siis naiste osakaalu suurendamine. Et mul oli siin au juhendada ühte meie tudengit, kes kaitses ära oma bakakraadi just möödunud kevadel, oli see aasta tagasi, kelle teema oligi otseselt siis olümpiamängud ja naiste sport. Ja sellest ma võiks rääkida pikemalt, et siin, aga me ajaliselt oleme niigi natuke juba lõhki, et las ta jääb praegu. Ja seis on siis selline, et miks mainisin 2012 olümpiat, siis et seal siis esimest korda said siis naised õiguse võistelda igal spordialal. Et järk-järgult sellega on tööd tehtud. Rahvusvahelisel olümpiakomiteel on hästi pikk ja põhjalik programm, see on ka numbrites välja toodud, et naiste osakaal tahetakse tõsta siis 50%-ni. Ja oluline on, mis me räägime nüüd uute olümpiaalade puhul, siin all markeeritud, et iga uus spordiala, mis siis soovitakse kaasata, peab siis sisaldama võistlusalaga naistele. Ehk need on 2 suunda, mille järgi minu arusaamist mööda või tudeerides natukene süvitsi minnes selle teemaga, et kust tekivad ja millised võimalused on üldse aladel, et pääseda siis olümpiamängude kavasse. Et enda jaoks oleks asi natukene selgem ja võib-olla see haakub hästi selle teemaga, siis ma teen hästi sellise põgusa ülevaate rannavõrkpalliala näitel, mis oli siis uus spordiala meil olümpial aastal 1996, et mis siis on ühe sellise, nüüdseks siis, mis ta siis tuleb meil, 25-aastase ajalise nihkega alal, et mis on toimunud ja milliseks siis võib kujuneda. Et loomulikult ennustamine on tänamatu töö ja seda ei saagi niimoodi paika panna, aga selle ala puhul võib-olla me saame aimu, et mis võib juhtuda näiteks selles samas 3 versus korvpallis, et milline võib see areng siis olla. Et rääkides rannavõrkpallist, ülemine pilt on siis Atlanta olümpialt, mis oli esimene ametlik ja alumine on siis just möödunud olümpialt, et kes mehi teab, see teab. Muuseas, see sama lillamütsiga mees Kaatš Kireli, kes teab, on siis väga ainulaadne võrkpallur, kes nüüd siis ka treener, kes on tulnud siis rannas 2-kordseks olümpiavõitjaks, saalis olümpiavõitjaks ja nüüd siis aastal 2020 tuli siis USA koondise treenerina naistega olümpiavõitjaks. Et ühesõnaga väga märgilise tähendusega mees meie alal. Nii, kui me vaatame eestlaste teekonda, siis Aavo ja Kaido, Keil ja Kreen olid siis aastal 1996 esimesel olümpial kohal, et rääkides nendega, vaadates hiljem neid mänge ja et see oli juba jupp aega tagasi, et seda domineerisid Ameerika ja Brasiilia rannavõrkpallurid ja Euroopast siis valdavalt olid mängijad, kes tegid mõlemat, kaasa arvatud Aavo ja Kaido, et talvel mängisid saalivõrkpalli, suvel mängisid rannavõrkpalli. Et võib-olla kohtusid ka Tõnuga aeg-ajalt juba sellel ajal, sest ta ka Pärnu rannas päris palju palli mängis, et ma seda suvest mäletan. Nii, kui meie jõudsime olümpiale 12 aastat hiljem, siis oli asi jõudnud nii kaugele, et sellist asja nagu 2 ala tegija enam olemas ei olnud. Et kui me vaatame seda sama 3 versus korvpalli võistkonda näiteks, vaatame Eesti näitel, siis praegu me oleme seal aastas 96. Kui ala sai olümpiale, koondis on olemas, aga lähevad need mehed, kes justkui kas võib-olla ei mahu saali
või on mingid siduvad lepingud klubidega, siis oli aeg selline. Et 12 aastat hiljem me jõuame sinna, kus sellist nii-öelda kahe ala tegemist enam ei ole, et on täisprofessionaalid. Nüüd, kui me tuleme edasi, siis ma võtsin just nimelt Euroopa arengu, kuna Euroopa on nüüdseks domineerib vähemalt meesterannavõrkpalli, siis aastal 2012 tuli siis Londonis esimene kuld rannavõrkpallis, Rios tuli esimene kuld naistele ja möödunud just värsketel olümpiamängudel siis mängisid finaalis 2 Euroopa võistkonda, mida ühte siis juhendab seesama Rivo Vesik treenerite brigaadis, kes oli minu paariline siis seal samas Pekingi olümpial. Ja naistele samamoodi, et esimene pronks tuli ja naiste puhul on küll see, et naistele see oli teine medal üldse olümpiat läbi aegade, et seal siiamaani ikkagi domineerivad USA, Brasiilia, Austraalia. Aga kuhu ma nüüd jõuda tahan, on see, et nüüd me jõudsime siiamaani, et kui olümpiale sai see ala, siis ala hakatakse loomulikult rohkem tähelepanu pöörama, rohkem arendama. Ja rannavõrkpalliga juhtus täpselt samamoodi. Ja need mehed, kes on seal all pildil nüüd, et ma ise pärast enda mängija karjääri töötasin ka üsna pikalt noortekoondise treenerina, vist kokku tuli 7 aastat, et me käivitasime Eestis selle nii-öelda noorte rannakoondiste süsteemi, sarnaselt tegid seda hästi paljud Euroopa riigid ja nüüd need esimene väljalase, nii-öelda esimene põlvkond on suureks kasvatatud ja need on need 2 meest näitena seal all pildi peal, kes täielikult domineerivad nüüd. Et need on need mehed, kes tulevad Norrast, tulevad kohast, kus tegelikult rannavõrkpallile mingeid tingimusi ei ole, sisehallides, välislaagrites täielik pühendumine, täielik professionaalsus ja on mindud mööda sellest samast Brasiiliast, sellest samast Ameerika Ühendriikidest ja just nimelt sellel põhjusel, et ala on võetud detailideks lahti, nii nagu me kuulsime siin sportlasi rääkimas, et see 6 tabeliga ratsutamise joonis oli muljetavaldav, et millest kõik sõltub, samamoodi on nemad selle lahti võtnud ja ameeriklased, brasiillased, kes võib-olla on sellised looduslapsed, et nad lähevad randa, neile meeldib, kellele ei meeldiks rannas olla, kellele meeldib ka palli seal mängida, rannavõrkpall on pärit Ameerika Ühendriikidest, et nüüd on nad hakanud siis tappa saama nende meeste käest. Ja nüüd on see koht, kus ütleme seal aastal 2012 juba või natukene varem isegi ohumärgid olid brasiilaste jaoks ohus, et siis hakati vaatama, et mida eurooplased teevad. Ehk hakati šnitti võtma nendelt riikidelt, kes paiknevad geograafiliselt võib-olla sellises paigas, mida üks õige brasiillane ei teagi, et selline riik nagu Eesti või Norra üldse olemas on või kui teab, et on, et siis täpselt näidata ma ei ole kindel, kas igaüks hakkama saab. Et kui mina alustasin laagritega, siis avaldas meile muljet Brasiilia, et me käisime aastal seal 2000 ja peale hästi palju Brasiilias laagrites ja vaadates tolle aja siis Brasiilia esinaiskonda treenimas, siis ma huvi pärast lugesin kokku, palju seal abilisi oli. Et 2 mängijat kokku oli siis 9 abilist. Kes nad täpselt olid, ei hakanud küsima. Treenerid, psühholoogid, meditsiinipersonal, lihtsalt palli kätteandjad, lihtsalt keegi, kes pani võrgu üles, kes aitas käterätti hoida, kõik nad olid omavahel seal seotud. Et see on nagu ühe ala puhul, et mis võib hakata juhtuma ja nüüd ma kohe jõuan siis meie selle nii-öelda põhiteemani ka, millest tegelikult mehis palus rääkida. Et üritasin siia välja tuua siis sellised punktid, et mis nagu käivitaks selle võib-olla eestlaste jaoks siis mingisuguse arenguhüppe või selle nii-öelda selle mehise toodud tabeli puhul siis selle medalite kasvu, et puhas minu arvamus ei sellel alal loomulikult kindlasti on uuritud ja tehtud, aga ma jõuan ka sinna välja lõpuks või omast arust, et miks meil Eestis nii on, nagu on, et miks ei ole nii, nagu oli mehise poolt pakutud Uus-Meremaa tabel. Et esimene asi muidugi rahastus, hea kerge rääkida, et me sihipäraselt suuname, et me teeme siis, kasutame riiklikke programme või kuidas iganes neid nimetatakse, ehk see haakub sellega, et nagu välja toodi, et Uus-Meremaal on 10 ala välja valitud. Et Ameerika Ühendriigid on läinud näiteks seda teed, miks siin on USA naised, et USA naised võitsid olümpiakulla nii saalivõrkpallis kui rannavõrkpallis ja USA's on ja võidab riik, kellel puudub tegelikult võrkpalliliiga, et on olemas rannavõrkpalliliiga, aga saalivõrkpalliliigat Ameerika Ühendriikides ei ole. Et mis on kummaline, et selle üle on vaieldud pikalt ja seda tehakse, mingil kujul on ta tekkinud, aga sellist õiget liigat ei ole, et need mängijad mängivad kõik välismaal. Aga see riiklik programm tähendabki seda, et valiti välja konkreetsed alad ja suunati sinna siis korralik rahastus, läbi mille siis ega USA algtase ka nüüd nii halb ei olnud. Aga tulemus oli see, kes olümpiafinaali juhtus vaatama võrkpallis, et Ameerika naiskond, siis Coach Kireli oli treener,
et oli siis välja otsitud korralik materjal, kõik naised, kes mängisid põhikoosseisus, olid pikemad või 190 sentimeetrit või pikemad, ehk noh, ühesõnaga mina olen 188, kõik on minust pikemad naisterahvad, et mehed lähevad seal üle 2. Et see on esimene asi. Nüüd sportlaste ja treenerite koha pealt, et loomulikult on olemas, eks ole, rahalised preemiad, toetussüsteem, et noh, seda kõike tegelikult ju sportlased mingil määral kaaluvad. Et loomulikult iga sportlane, kes tippu jõuab, on fanatt ja iga treener ilmselt, kes seal töötab, on fanatt. Et noh, ilma selleta ei saa. Aga kui vaadata natukene, et mida see fanatt siis ka suhu või taskusse saab pista, ehk noh, näiteks jälle Hollandi puhul ja rannavõrkpalli näite puhul see olümpiamedal võib olla argument. Et julgen ka väita, et Eesti sellised suured sportmängude alad noh, ei jõua medaliteni olümpial. Hea, kui nad olümpiale jõuavad, siiamaani ei ole jõudnud kunagi. Aga rannavõrkpallis näiteks või 3 versus 3 korvpallis või tulevikus rannajalgpallis on see reaalsem väikse riigi puhul. Et see on see üks koht, et millega Hollandi noortekoondised näiteks randa meelitavad mängijaid. Et sul on võimalik osaleda olümpiamängudel, sul on võimalik osaleda MM-idel, sul on võimalik võita sealt medalid. Ja noh, loomulikult, eks mingil hetkel paneb sportlane enda jaoks kokku ka siis selle konkurentsi osa ja et kui tihe see on sellel alal ja hüved, et mis sellega siis kaasnevad. Noh, siis tulevad ala prestiiž ja tähelepanu, et kui jälle küsida, mis siin kõige prestiižsemad alad on, noh, mina oskaks nimetada jalgpalli kõrval tennist võib-olla, golfi võib-olla, et kust hästi palju näidatakse telepilti, hästi suured auhinnarahad. Selliste väiksemate alade puhul, kui me räägime uutest olümpiaaladest, et siin on alati see küsimärk, et kui kindel see on, et seega nüüd nii-öelda seda pikka leiba lauale toob või see siis jääbki olümpiaalaks. Noh, loomulikult sportlase jaoks ilmselt ei ole see mõte number 1, et nüüd ma pean olema olümpial, ma pean võitma, aga noh, loomulikult me kõik saame aru, et see on igati boonuseks, et see on üks võimalus, kus särada ja kuulates Katrina Lehise intervjuud pärast olümpiavõitu, noh, et see tunne, et ma olen nüüd saavutanud selle sama, mis meil siin joonise peal oli, ma olengi jõudnud sinna selle tähekese juurde. Et see on nagu äge mõte ja see kindlasti on sportlaste jaoks argument, aga kas uued alad jäävad? Noh, ei jää, et selles ei saa me kunagi kindlad olla. Veel kord, väidan, et võistkondlikul spordis, et kuulates nüüd Tõnu ettekannet, siis ma sain aru, et ka neil on seal võistkondlik sport, et on ka tuleb panna 4 meest, no suurtel aladel tuleb panna rohkem kui 4 tükki, et rannavõrkpallis tuleb panna 2 tükki nii-öelda sünkrooni käima, nii nagu ka ratsutamises, et mind tabas üks mõte kohe, kui küsiti, et kas Hobune sai aru, et Donna Anna oli, et kas ta sai aru, kas ta Pekingis on, et mul tabas kohe mõte, kas Rivo sai aru, et ta Pekingis on, et noh, nii pool naljaga ja tema mõtles kindlasti, et kas Kristjan sai aru, et ta Pekingis on, et noh, ega me vist päris lõpuni ei saanudki, aga see selleks. Ja noh, mida me saame teha nagu alade sees, on võib-olla see, et ma olen seda varem ka öelnud, Mehis hoiatas, et ajakirjandus hakkab mulle vastu päid ja jalgu sellest panema, et kui on võimalik, alade sees on nagu lihtsam suunata. Et minu mõte ikka on olnud, et suuname naiste võrkpalli, keskendume ja fokusseerime rannavõrkpalli peale. Et naiste puhul võrkpallis on seis selline, kus meil alustab hästi palju, väljalangevus on hästi suur. Et ei ole sellist, profiliigadesse kergelt ei pääseta, mingil hetkel hakkab sissetulek kõik mängima, aga häid mängijaid me 2 tükki leiaks, me leiaks 4 ka. Me leiaks tegelikult 8 ka, me saaks üks ägeda koondise kokku panna. Et noh, see on võib-olla üks suund, et kuidagi sooliselt seda ära kasutada. Individuaalalade koha pealt ma väga ei julge sõna võtta, et ma ei ole individuaalala tegija, ma ei oska neid, nagu ma ikka armastan öelda, et kui muna hakkab kana õpetama, siis võib-olla see ei ole kõige õigem. Et mis minu mõtte vaatenurgast eestlastele võiksid sobida, on sport ronimine, rulasõit, surfi kohta ma ei tea, kindlasti on Eestis ka olemas. Olles ise treeninud ka palju Austraalias, siis ma olen näinud, mis on surfamine ja kui ma kuskil Hiiumaa lähedal või Pärnu rannas seda näen, siis see päris see ei ole nüüd, aga ma ei julge ka öelda, et miks mitte. Ja sport ronimise kohta mul oli ka huvitav näide, et vean ühte ülikoolis ühte ainet, sellist nagu spordisotsioloogia ja seal me teeme uurimustöö ja siis viimane kord üks noormees tegigi just nimelt sport ronimise peale, et tema tahtis ehitada Tartusse halli, et ta oli täiesti kindel, et riik ja Tartu linn tulevad talle seal 10 ja 100 000 appi. Mina õppejõuna tõmbasin ta hoogu natukene maha, ei ole ilus noore inimese hoogu maha tõmmata, aga amet sunnib.
ja noh, see võiks olla ka selline tegelikult, et need on kättesaadavad alad, olgem ausad, et ja ilmselt jälle võib-olla eksin, et võib-olla see konkurents nendel aladel ei ole nii suur, kui ta on, noh, ma ei tea, võtame näiteks korvpalli või võtame seal need kergejõustiku sprindi või sellised atraktiivsed alad. Et jah, mis ma veel suutsin välja mõelda, et huvi pärast lappasin, ma ise olen natukene diskgolfi harrastaja, lappasin neid diskgolfi numbreid ja mulle tundus, et diskgolf võiks olla eestlaste ala, kui ta kunagi olümpiale saab. Et kuna teema on selline, et fantaseerida lubatakse, eks ole, siis harrastajate arvu poolest noh, tundub natuke nagu suusatamine, eks ole, otsa vaadata, aga ma arvan, et diskgolfil on rohkem harrastajaid kui suusatajatel juba. Et andke mulle kõik suusatajad andeks. Et need on need, kes on kuskil võistlustel siis käinud, noh, vähemalt korra, on palju ka neid, kes ei ole, noh, Soome kindlalt esirinnas, siin 51 000, Eesti 22, Norra 19, noh, täpselt selline Põhjamaade tunne, eks ole. Et vaatasin huvi pärast ka USAs oli 2020, USA üldiselt valitseb seda ala, Saksamaal oli 8000, noh, niimoodi, et see võiks olla. Et eestlasele meeldib metsas käia, nagu me kuulsime uuringutest, eestlastele meeldib üksi toimetada, noh, aga noh, nagu teistel aladelgi see vaimne pool peab olema korras, et sealt lappama ei lähe. Nii, ja lõpp, kuhu ma siis välja jõudsin, et miks me Eestis ei jõua sinna, et miks meil ei ole siis tehtud seda, et valitud välja 10 ala või mindud seda teed, nagu Leedus on mindud, et korvpall on pandud nii-öelda riiklikuks spordialaks. Jah, meil aeg-ajalt meil on olnud rahvuslik Andrus Veerpalu põlv oli see, eks ole. Meil aeg-ajalt tuleb, ma ei tea, võib-olla on meil Ott Tänaku rahvusvaheline rool hetkel, et meil aeg-ajalt midagi sellist on, aga Eesti on ikkagi väga demokraatlik maa. Ja noh, nagu ma siia kohe tsitaadi otsisin, küll juba meie hulgast lahkunud Albert Camus, et demokraatia pole mitte enamuse võim, vaid vähemuse kaitse. Ja siin tulebki see mängu täpselt, et me kaitseme neid väiksemaid alasid ja kes selle valiku siis teeb. Et kes on see, et ütleb nüüd, et sorry, ratsutamine ei ole meie prioriteet, sorry, sõudmine ei ole meie prioriteet, meile meeldib kergejõustik, meile meeldib tennis ja meile meeldib, ma ei tea, minu poolest talvekabe. Et kes see on ja ma arvan, et see sõjakisa, mis Eestis tõuseb, on üsna suur, ehk siis pikemalt võib-olla sellel teemal mitte peatumata, et ma arvan, et selle taha me üsna paljudes asjades põrkume. Et me tahame olla liiga demokraatlikud ja võib-olla noh, nii-öelda neid vähemusi kaitsta ja nad kõik ära kuulata ja ollagi selles mõttes. Aga ilmselgelt, kui me räägime puhtalt medalitest, kui me räägime edust tippspordis, rahastamise suurenemisest, siis see valik, et mingi lüke tehakse ära, see valik ilmselt, noh, vähemalt teoorias võiks nagu rohkem edu tuua. Hästi. Olümpiakomitee peaks see vist olema või kes tõmbab koomale, kes teeb valikuid, kes hakkab rahastama uusi alasid? No jah, olümpiakomitee ühelt poolt jah, et siis ta peakski, kui me vaatame seda Tarvi Pürn oma tabelites, et need tabelid ilmselt läheksid palju kitsamaks, et valitakski välja need alad ja seda finantsosa sinna suurendataks. Aga ma millegi pärast usun, et seda kapitali on ka juurde vaja veel. Aitäh, ma ka küsin ühe küsimuse. Väga lihtne on neid prioriteetseid spordialasid ju välja valida, kui sa ära kaardistad ennem näiteks baasid, siis hakkad peale, millised on võimalikud akadeemilise haridusega treenerid ja siis jõuad järjest sellele, et jõuadki selle 10-15 spordialale, mis saab prioriteetseks kuulutada või siis ka sealt kaalutada uued välja. Et ka selline väga lihtne, selline, ma ütleks, võib-olla kursusetöö või isegi bakatöö võiks ju ülikoolist ära teha ja me saaksime järgmisel konverentsil või seminaril juba vaadata selle põhjal, milline meie Eesti suund oleks. Et see tänane näide on väga hea ja paneb need mõtted selles suunas liikuma. Aitäh sulle! Ja, aitäh ja ma täiesti nõustun, et see nii on, aga ma arvan, et see pind on natukene laiem, et siin me oleme just kui olümpiafookusega, eks ole, aga Eesti pigem liigub sinnapoole, et me võitleme võib-olla selle liikumisharrastuse kadumisega ja võitleme võib-olla selle nii-öelda laste liikumine ja kehalise kasvatust hakatakse reformima ilmselt selle nii-öelda liikumisõpetuse poole ja tutvustamise poole, et see on suur ja teine pool seal.
et mida peab arvesse pidama. Kui puhtalt olümpiale vaadates, siis absoluutselt nõus ja väga hea mõte on ka see, meil just küll need bakatööd kaotati ära ülikoolis, aga magistritööd on võimalik sellel teemal teha ja saabki... Jah, ei no magister on ka olemas ja see sobib täpselt mõnele magistrandile ette sööta. Jah, palun Priit. Lätlaste kohta tahaks küsida ja juhin tähelepanu, et lätlased juba tuli BMX olümpia, et siis ju nemad võitsid esimesena kohe meestala järgmise olümpia ka ja nüüd 3x3 korvpallis. Ma tahaksin tegast küsida spetsiifiliselt Tokyo olümpia kohta, et see oli Läti nii rannapoolest meeskond kui naiskega üks medali mängudele tegelikult. Et kas see oli puhas nagu juhus, ekspert või on seal taga ka mingisugust süstemaatilisemat lähenemist? Aitame sellisel alal oma võistkonnad kuhugi kõrgele? Seal on taga natukene mõlemat, et kui me tuleme taustast selle Läti rannavõrkpalli juurde, siis kui me räägime naiskonnast, siis naiskond haakub täpselt selle sama esimese põlvkonnaga 97 tüdrukut mõlemat, üks 98 sündinud, aga nemad alustasid spetsiifilist nii-öelda rannakoondiste teed täpselt samal ajal, kui kogu Euroopa alustas. Kui me räägime meestest, siis mehed olid natukene ajast ees ja meeste puhul on see üks selline fanaatiline põlvkond, mille põhjal võib jälle väita, et Eestil on see sama võimalik ära teha, et kui ühel ajal satuvad kasvama 4-5 fanatti, kes on andekad, kes tahavad tööd teha, kes veavad kaasa kõike ja paraku on seal üks võtmemoment veel, et võrkpallis ja ma arvan väikeriikidel, et kui rannavõrkpallil saab hästi minna siis, kui saalivõrkpall läheb kehvasti. Et nii on. Ma arvan, et lihtsalt mõlema jaoks ei jagu mängijaid. Ja Eestis nii kaua, kui meie Rivoga tegime, me olime heas seisus, et meie tulemused olid alati saalikoondisest ees. Tänasel päeval on see täiesti vastupidine, et saalivõrkpallikoondise tulemused, jätame selle viimase EM-i emotsioonid kõrvale, mehed ju on tegelikult tublid ja mängivad väga kõvades klubides, et saali tulemused on ees. Ja siis, kui suurtele mängudele ikkagi väiksed riigi sees vastu ei saa. Et nii ka 3x3 korvpalli puhul ma arvan, et on see sama teema. Aitäh. On veel küsimusi? Ja. Rannavõrkpalli mängida kindlasti on sealt liivasest raske hüpata, aga kui ma vaatasin 3x3 korvpalli ja me teame ju, et seal vist näiteks Läti võistkonnas üks mees, kes oli vist paar aastat tagasi siin Vaba Makse Mooritsa võistkonna vist liigerdi lähtane, Vaba Makse Mooritsa ei olnud vist kõige kõvem võistkond, siis jättis selles amatöörliku pusimise mulje. Et kuidas teile kui sportnõudadele asjatundjale tundub, et kas see 3x3 korvpall on ikkagi amatöörlik spordiala olümpial võrdes sellega, mis muus korvpallis tehakse, kui ma mõtleks, et võtame see paar NBA-mängijad, siis nad nagu lennud paneksid ära, siis nad lendavad nagu raketid. Üks on sealt meile ühtegi pead panebki, aga kas rannavõrkpallis on ka näiteks mängivad, on tegelikult ikkagi nagu veidikene kehvema võimendeid ja oskustest või näiteks seda suurt saali on. Saalivõrkpallika. Jah, kadunud õppejõud ja minu esimene kabinetikaaslane Arne Laos kunagi ütles meile võrkpalluritele, et kuulge mehed, et nii ei saa mängida, et sa hüppad seal lahti hüppe ajal, hüppad üles ja poole ja lõpus tuled alla, et korvpall käib natuke teistmoodi. Et ma julgen arvata selle kohta nii, et korvpallis, nagu ma ütlesin, me oleme algsemas seisus kui rannavõrkpallis, et see 3x3 korvpall ei ole kindlasti amatööride teema. Mu tegelikult oli sellest ka üks slaid, aga ma kartsin, et läheb liiga pikaks, ma võtsin välja, et ma käisin ise Euroopa mängudel äkki aastal 2015 või, seal oli ka Eesti koondis, Baku jah, täpselt, et mängisid ka Eesti mehed seal ja teda on mängitud, tegelikult ma võtsin ajalooga välja, et ta on ju tänavakorvpallist välja kasvanud ja ta on oma arenguteel. Ja nüüd rääkides korvpalliinimestega, siis U18 võistlused, mis käivad juba tänavakorvpallis või 3x3 korvpallis päris pikalt, et nüüd Ameerika Ühendriigid olidki läinud seda teed, mida sa just kirjeldasid, et võetigi need nii-öelda kõvad mehed ja nad panidki kõigile pika puuga. Et eks sealt riburada pidi tulevad teised järgi, ma arvan, et see nii läheb. Jah, palun. Kommenteeriks ka natuke seda 3x3 korvpalli, kuna ma natuke olen selle asjaga seotud rohkem võib-olla. Et EM-il oli Eesti meeskond ja ta oli 12 juures ainuke, kus ei olnud professionaalselt 3x3 korvpalli. Ainukene, kus oli saalikorvpallist võetud. Ja see on lihtsalt aja küsimus, et saalikorvpallurid ei mängi 3x3 ja
ei saa seal. Ühesõnaga, nad ei löö seal varsti enam läbi. Absoluutselt nõus, aga korvpallis nagu, kui me siia selle võrkpalli arengupildi kõrvale paneme, me oleme ajast maas, me oleme juba maha jäänud. Et võrkpallis meie Rivoga võib-olla alustasime samal ajal, et kui mindi nagu üle saalist, aga siis teised olid ka samas järgus. Kui te ütlete, et korvpallis oli Eesti juba ainuke, siis me juba oleme maha jäänud. Et ja järgi tulla on väiksel riigil kindlasti raskem. Aga veel kord, ma usun, et suurem võimalus on meil ikkagi 3 versus 3 korvpallis kui suures korvpallis. Ehk siis tavalises. Omad arvamust, mis korvpalliliit sellest arvab? Kindlasti toetab 2 käega. Aitäh. Aga aitäh sulle, Kristjan. Ja aitäh, ma kartsin Johannese küsimusi rohkem, et tal oli siin neid palju, aga neid ei tulnudki. Et aitäh teile ka. Võib-olla pärast seal.